Austatud Tihemetsa vilistlased, kooli õpetajad, endised koolitöötajad, kõik külalised. 100 aastat on väga pikk aeg ja auväärne iga. Vähesed saavad meist nii vanaks, enamus mitte. See on aeg, millega saab üks palgipuu metsas raieküpseks. Siin Tihemetsas 1925. aastal asutatud Eesti Vabariigi esimene metsakool, mis tähistab metsandusliku kutsehariduse algust Eesti Vabariigis. See kool on olnud väärikas kool läbi sajandi. Seda aastat 1925 võib lugeda siis tõesti metsandusliku hariduse alguseks. Vähe on koole, kellel on ette näidata selline pikk iga. Ligi 9000 haritud lõpetajat, metsameest, tehnikmehaanikut, sekretäri, raamatupidajat ja nii edasi. See näitab, kui suur on selle kooli panus Eesti ühiskonnale. Ka minu isa alustas õpinguid siin metsakoolis, küll nimega Tehnikum, 1946. aastal. Ja tänaseks on sellest juba möödunud 79 aastat. Mina tulin tööle Tihemetsa Sovhoostehnikumi metskonda 1985. aastal, ehk 40 aastat tagasi. Seega minu jaoks on väga oluline olnud kogu selle aja Tihemetsa kooli käekäik. Olen näinud selle aja jooksul tumedamaid äikesepilvesid ja heledamaid aegu. Kahjuks otsustati Tihemetsa kool sulgeda ligi 10 aastat tagasi ja tänaseks on kooli uksed kinni. Seega tuleb täna rääkida koolist mineviku vormis, kahjuks. Ma ei arva, et see, mis on toimunud Eesti kutseharidusmaastikul viimastel aegadel, et see oleks päriselt õige. Arvestades tänast geopoliitilist olukorda maailmas, võiksid kutsekoolid olla väiksemad ja see oleks minu arvamuse järgi õigem. Me räägime tihti, et pool Eesti elanikest elavad Tallinnas või selle ümber. Miks see nii on? Sest maalt õpilane, põhikooli lõpetaja läheb õppima kas linna, põhikooli või gümnaasiumi õpilane läheb linna ja tagasi maale enam ei pöördu. Aga vaatamata kõigele on Tihemetsa kooli hõng ja hing, mis püsib tänaseni. Kui see nii poleks, siis teid ei oleks täna siin saalis ja Tihemetsas. Ma arvan, et Tihemetsa koolist on saanud legend. Selline on minu arvamus haridusest ja Tihemetsast ja
ja tänasest päevast. Pean teile aga saladuskatte all tunnistama, et ega Tihemetsast pole päriselt hariduse andmine kadunud. Luua metsanduskoolile alluv Tihemetsa metskond sai sellel aastal 105-aastaseks ja metskond töötab edasi ja ka metsanduslikud praktikad töötavad Tihemetsa metsades. Seega Tihemetsas haritakse metsamehi ka täna. Ma tänan südamest MTÜ Tihemetsa Vilistlast, et selline väga suur töö on ette võetud ja tänane juubeliüritus on korraldatud. See on väga suur töö, tean seda omast käest, olen seda ka varem teinud ja jõudumööda sel korral abiks olnud. Aitäh teile ja soovin kõigile ilusat juubelipidu. No nii, härra Õun, Tihemetsa õpetaja. Tere kõigile! Kasutan pabereid, sest kartsin, et närv ei pea muidu vastu. Tervitus teile, lugupeetud vilistlased, õpetajad, koolitöötajad, meie kooli 100. aastapäeval. On seevast olnud üks vägev sõit. Koole on olnud igasuguseid, aga meie kool on igas mõttes suur. See kool on andnud oma suure panuse meie riigi arengusse. Mul on olnud au olla seotud Tihemetsa kooliga 25 aastat. Kui ma lõpetasin EPA, siis arvasin, et need olid elu parimad aastad, aga ei. Minu elu parimad aastad olid need 25 aastat Tihemetsas. Täna ma oma kaasteeliste nimesid ei maini, sest kõik te olete olnud mulle väga tähtsad ja nimede lugemine võtaks liiga palju aega. Ja kui keegi jääks nimetamata, oleks see ülekohtune. Olen ikka mõelnud, et see masinavärk töötas nagu hea Šveitsi kell, kus igal hammasrattal ja mutril oli oma koht. See kool toimis tänu õpetajatele, kasvatajatele, praktikajuhendajatele, majandustöötajatele ja kooli teenindajatele. Olen ikka mõelnud, et ka kooli juhtkond on läbi nende aastate viinud seda kooli edasi ja lasknud meil kõikidel oma ideid rakendada ja unistusi täide viia. Tänasel pidupäeval ärge mõelge, et mis oleks koolis saanud või kuhu oleks kool võinud jõuda. Mõelgem nii, et meil oli võimalus osaleda milleski suures. Meie kooli lõpetajad tegutsevad täna üle Eesti erinevates valdkondadest. Siit on silgunud küll sportlasi, iseäranis tehnikasportlasi, kultuuritegelasi, nende hulgas nii lauljad kui kirjanikke ja loomulikult põllumajanduse edendajad. Ise olen sündinud 1959, samal aastal toodi mind ka Tihemetsa. Minagi tahtsin peale põhikooli lõpetamist tulla õppima Tihemetsa tehnikumi. Kahjuks isa ei lubanud. Ta ütles, et tema ei taha minu võimalikke pahandusi siin kolleegide ees klaarida. Aga peale EPA lõpetamist valisin kohe oma esimeseks töökohaks Tihemetsa põllumajanduse mehaniseerimise tehnikumi. Tänud minu kolleegidele, kes kujundasid mind õpetajaks, mul oli au teiega koos töötada. Nagu ütles, tahan kasutada siin meie tulevase olümpiavõitja Johannes Ermi sõnu. Poisid ja tüdrukud, mehed ja naised, mida me teinud oleme? Hoidkem siis mälestust Tihemetsa koolist. Ja enne kui täna ma asun, siis mul paluti, et räägiks ka kas või ühe seiga 70-ndast. Ja mulle täna siia sõites meenus niisugune asi.
meie kooli vilistlane Jaan Talts oli just tulnud Müncheni olümpiavõitjaks ja siis ta tuli oma kooli külastama ja täpselt selles samas saalis, selle koha peal, kus ma seisan, oli üles seatud kang. Jaan Taltsil oli uhke võistlus trikoo seljas ja kommentaator, kes seda üritust läbi viis, teatas, kangile on asetatud maailmarekord. Mina istusin saalis ja ootasin, et vot nüüd ma näen selle värgi ära. Jaan tõstis kangi väga kergelt rinnale ja lasi siis kolksti maha. Mõtlesime, et miks küll nii, hiljem saime teada, et rekordid tuleb teha õigetes kohtades, mille eest makstakse ka preemiat. Nüüd asun tänamise juurde. Tahan ka tänada MTÜ Tihemetsa vilistlane, kes te selle asja siin olete korraldanud. Ma lubasin küll nimesid mitte mainida, aga ühe nime siiski pean nimetama. See nimi on Erna Kross. Erna, ole tänatud selle raamatu Tihemetsa ees. Selles raamatus on ka pilt Sulev Nõmmikust, kes oli Tihemetsas. Aga Sulev Nõmmik oleks ütelnud umbes nii, et vaata, kui sind raamatusse pannakse, siis sealt sa enam välja ei saa. Ja lõpetuseks loen Tihemetsa laulust ühe lõigu. Selle laulu autor on Rosiine Tõntspoeg, keda mäletan väga hästi lapsena. Ja siin on kirjas nii. Sõprus meist toreda pere on loonud, kooli ei paremat tunneme teist. Aastate pärast, kui kokku kord saame, tublidest tegudest räägime siis. Aitäh! Aitäh, härra Aun. Nüüd kostab ilusti, jah? Ei kosta? Veel lähemal, okei? Kena. Nüüd natukene emotsionaalsemalt tänast päeva. Jätkan sealt, kust härra Aun lõpetas, aga laulust. Tihemetsa kutse. Alustan laulusõnadega. Te tulge Tihemetsa vaatama nüüd, mis täna tehakse seal. Me ootame koos, mil saabub see päev ja laulame kõik jälle koos. Te tulge Tihemetsa vaatama nüüd. Te tulge Tihemetsa tagasi veel, see on meie ühine soov. Me täname teid, et te tulite ja laulame jälle kõik koos. Me ootasime tänast päeva ja siin me oleme. Kunagi aastaid tagasi, tulles siia suurte ootuste ja lootustega, veidi arglikult, aga täis tahet, hästi läks, hea oli, saime hakkama ja enamgi veel. Vaatame uhkusega tagasi õpiaastatele ja oleme tänulikud saadussõprussuhetele. Seda esmalt teadmistele, oskustele, mis on meid aidanud kus iganes. Me kuulume siia läbi aegade. Kuuldes sõna Tihemetsa tekib ikka äratundmine ning midagi liigutab hinges. Kool ise sai alguse sajand tagasi metsakoolina ja Tihemetsaks nimetati ta aastal 1939 valdade reformi käigus. Ja sedagi õpilaste survel, õpilased soovisid seda ja nimetati Tihemetsas ka kogu vald. Kooli endaga nägid õpetajad ja töötajad palju vaeva, nägid vaeva läbi aegade ja püüdsid pakkuda alati parimat. Aastatega arendati Tihemetsa väga kõvaks kooliks, kuhu me tahtsime tulla. Minu sisseastumiseksamite ajal oli konkurents üle 4 taotleja kohale ja täna meenutan, et lausa pidime võitlema selle eest, et Tihemetsa saab.
Uhke tunne, mida me kõik siin tunneme, kergelt ei ole midagi tulnud. Tänutunne. Me kõik täname neid vaevanägijaid, õpetajaid, kelle aegad on olnud väga suur roll meie kujunemises, sellisteks, nagu me nüüd siin oleme. Metsakoolis sai 60-ndatel põllumajandustehnikum ja maaparandajaid koolitati ka. Raamatupidajad. Daamid, tere tulemast! Kõige vastuolulisem maailm Tihemetsa ajaloos. Keelatud. Mis oli keelatud? Uurida, õppida, kasutama, näppida kirjutusmasinat. Harva küll, aga sattusime kabinetti, kus olid laudadel kirjutusmasinad. Meie neid puudutada ei tohtinud. Teie lausa pidite. Aeg oli selline. Täna on klaviatuur meie igapäevane kaaslane. Keelatud vili on magus. Mõtleme suurelt. Siin sõlmitud sõprus ja ka armastussidemed loovad kokkukuuluvustunde. Mida aasta edasi, seda olulisema tunduvad koolis oldud ajal. Neid saab täna meenutada albumeid ja fotoseid vaadates. Tihemetsa alustas metsakoolina ja metsakoolis tuli tagasi 1995. aastal. Läbi aegade on meid lõpetanud ligi 9000. Täna on vanimad kohalolijad lõpetanud aastal 1955 Julius Toode ja Richard Tammeväli. Kooliga läks nagu läks. Tihemetsas sai tagasi Volteti koolituskeskus ja aastast 2016 siin õppetööd enam ei toimu. Ring ongi täis. Täna Tihemetsa 100 pidulikul ja väga emotsionaalsel kokkusaamusel meenutame kõike. Naudime seltskonda, armsaid kalleid kaaslasi, lugupeetud õpetajaid, tänulikke lõpetajaid, toetavaid töötajaid. Meie kokkukutsujad täname teid, et tulite ja võtke sellest kohtumist viimast nii nagu oskate. Foajees vaadake, te näete pilte ajaloost ja seal on meil võimalus näha esimese lennu lõpupilti, mille esimesele lennulõpetaja poeg meile annetas. Kena, aitäh teile ja nüüd läheme rongkäiguga pidama seda pilistlaste õhtut. Aitäh!